Tarkus tuleb kogemustest, mitte õpikutest. Inimese suuruse määrab pea. Juht on rohkem kui ülikond. Uut keelt õppides leiad uue enda. Kes on see elutark inimene, kes mulle peeglist vastu vaatab? Pane oma eesmärgid kirja ja peida need ära. Aasta pärast võta need välja ja vaata, kuhu oled jõudnud. Peaaegu kõik tahavad midagi saavutada. Kes ei taha, on juba alla andnud. Distsipliin on kirjanik. Kui sa iga päev ei kirjuta, ei saa su raamat kunagi valmis. Ära koorma end liiga paljude eesmärkidega üle. Võta need osadeks lahti ja asu ehitama. Mulle öeldi, et minust ei saa kunagi asja. Eile palkasin ma ütleja enda heaks tööle. Perekond võib olla hullem kui sõbrad. Maailmas reisides õpid oma riiki tundma. Kuula oma sisemist häält. Keegi ei tunne sind temast paremini. Lollus on teha teist korda seda, mida esimene kord teha oli selge viga. Kui keegi teeb sulle haiget, häbi talle. Kui ta teeb seda teist korda, häbi sulle. Kui sa tahad sõpra kaotada, laena talle raha, mida ta tagasi maksta ei saa, ja oota, et ta seda ikkagi teeks. Sooja käega on parem anda kui külmaga. Rikas inimene pole oma rahakotil seistes teistest kõrgemal. Keegi ei aja sind niimoodi raevu ega tee sind nii õnnelikuks kui perekond. Kui su partner pole su parim sõber, pole te tõeliselt armunud. Ära räägi kõigest, mida oled teinud, sest sa võid saada valetaja maine. Mida rohkem sa teed, seda raskem on seda uskuda. Laiskus on töö vältimine. Kui sa ei muudaks viimaste aastate juures midagi, siis tead, et oled õnnelik. Elus on edu mõõtmeks teenitud raha. Surmas on selleks saavutused. Jäta oma elust jäljed maha. Sinu lahkudes on midagi järgida. Kui ma oleksin kõigi nõu kuulda võtnud, mõtleksin ma siiani, mida ma tegema peaksin. Tõeline sõber kuulab sind ja võltssõber püüab su nõrkust enda kasuks kasutada. Ära muretse, sa ei lahku siit nagunii elusana. Vaata mõnd vana fotot ja lase endasse teadmine, et inimesed seal on tõesti surnud. Naudi oma elu täiel rinnal, sest ühel päeval oled sinagi inimene mõnel vanal fotol. Distsipliini õppimiseks ei pea sõjaväes teenima, kuid sa peaksid käituma, nagu sa oleksid seda teinud. Sea endale eesmärgid ja võta aega taipamaks, et neid saavutada pole kerge, kuid see saab olema nauditav. Teadmatuses on keeruline olla, sellepärast tekitavadki elu küsimärgid stressi. Tuttavlikkus on lihtne. Seepärast jääbki enamus inimesi samu asju kordama. Kui oled midagi ära proovinud, tead, kuidas seda tehakse või et see pole sinu jaoks. Kooki
tuleb alati jagada. Kes üksi kooki sööb, sel on süda paha. Lõpus pole tähtis, mida sa omad. Ainult see, mida oled saavutanud. Surres jätad endast maha vaid kastitäie pilte ja meeneid. Surm pole kaugel ja ka kast kaob varsti. 20-aastaselt oled valmis maailma vallutama. 30-selt, et selleks on veel aega. 40-selt hakkad muretsema. Ära lase vanusel oma edu mõõta, seda mõõdab aeg. Kui ma olin noor, ei muretsenud ma millegi pärast. Ma tunnen ennast uuesti noorena. Kirjelda ennast endale. Kas sa tahaksid selle inimese sõber olla? Kas su perekond on su sõbrad või on su sõbrad su perekond? Lemmikloom armastab sind, mitte seda, kes sa püüad olla. Kui sa pead sama asja eest vabandama rohkem kui korra, teeb kumbki teist midagi valesti. Sinu ülesanne on välja selgitada, kes see on. Sa võid olla lahutatud ja ikka laulatatud. Uue keele õppimine aitab eelarvamusi purustada. Loll on see, kes end targaks peab. Mine pikale jalutuskäigule läbi metsa või mööda rannaäärt ja küsi endalt, kas sa oled tõeliselt õnnelik. Kui vastus on jah, siis oled läbi elu pärale jõudnud. Kui vastus on ei peaks oma aega jalutamisele kulutama. Kui ma oleksin sina, ei teaks ma mida teha, sest ma tunnen ainult ennast. Kui sa tahad pere lõhkuda, võta nad tööle. Kolleegist saab sõber, kui te suhtlete ka pärast ettevõttest lahkumist. Noorena arvasin ma, et mu vanemad on õelad ja ebasiirad. Kasvades sain aru, et see olin hoopis mina. Maratoni jooksmine on nagu terve elu. See on raske, sa leiad oma hoo ja lõpp paneb juubeldama. Kui ma oleksin rikkaks sündinud, poleks ma teadnud, mis tunne on rikas olla. On kahte tüüpi valesid. Esimesed kaitsevad teisi ja teised valetajat. Kahjuks on viimased palju tavalisemad. Ausus on alati parem valik. Lihtsalt arvesta sellega, et su maine pole sõbralik. Panusta mälestustesse. Vanemaks saades muutuvad need kõige tähtsamaks. Mine reisile. Reis jääb palju kauemaks meelde kui uus mööblitükk.